Täna on esmaspäeva hommik, mul on trenn tehtud varakult. Praegu venitan. Ma tegin täna Fartleki 10 kilomeetrit, see on minu jaoks kõige raskem üldse jooksutrenn seda üksi teha. Ja ma tegin seda jooksuringi ja ma tean, et jooksmine on vaba sport, sa paned õues nautima värsket õhku. Aga ma tean, maikuu on ja see ajab endast, mina sinna enam ei lähe. No nii, lähen just trenni Ülemistesse MyFitnessi. Täna mul on võimalus teha trenni koos väga tugeva naisega. Ma tutvusin temaga cross-treeningus, nii et kui te tahate teada, kus leida häid sõpru, siis minge cross-treeningusse. Trennist leiab väga palju uusi ägedaid tutvusi. Aga ta on minust peaaegu tugevam, seega ma valmistan ennast vaimselt ette selleks, et ma näen temast oluliselt nõrgem välja, kaotan temale. Kellele ikka kaotada meeldiks? No ei meeldi ju, tahaks ikka ise tugevam ja parem olla, aga kokkuvõttes see arendab mind tegelikult palju rohkem, seepärast, et kui ma teen trenni kellegiga, kes on minust peaaegu üle ja kes on lati hästi kõrgele sealt, siis ma pingutan ise palju rohkem, õpin palju rohkem, arenen kiiremini. Nii et vaatame, kas ma olen pärast käärus. Muidugi olen. No nii, mis me teeme? Lähme nüüd võiksin alustada. Kliinapressist. Ja rõõrassa. Alustame kliinapressist. Palju me teeme nüüd? 5. Teeme 5. Okei. Nii, teine. Kurveed. Kurveed teeme kohe tegema. Hüppame siis üles komme, eks ole. Ja siis kolmas harjutus. Liivakott, vaadake, kuidas seda selga saab. Liigutad, just praegu ütlesin. Ja siit üle. Ja siis jookseme. Kuna meil on tipustoppini jooks tulemas, siis on hea harjutada seda jooks. Nii. Sellel nädalal mul on suurema koormusega treenid ka, seepärast, et ma ise tegin treenerile ettepaneku, et me võiksime minu koormust tõsta, ma tahan lihtsalt parem olla. Aga tegelikult mu päevad on päris tihedad ja see võtab päris läbi, nii et õhtuks ma tunnen, et ma olen täiesti kasutu, aga vaatame asja positiivselt külge. See tähendab ainult seda, et ma olen ennast täielikult realiseerinud. Ma tõesti pingutan ja ma tõesti näen vaeva ja mul on ka raske. Ma teen 6 korda nädalas trenni. Mida lähemal Ironman jõuab, seda pikemaks mu trennid lähevad. Trennides on päris raske, ma annan endast maksimumi. Seega mul ei tule kõik sõrmenipsuga. Vahepeal on päris raske.